Viimase 25 aasta jooksul on palju muutunud. Kui veel 90-ndatel tavalise kaasaskantava mobiiltelefoni hind ületas mitmete tuhandete eurode piiri, siis nüüdseks on kõik tehnoloogia muutunud palju kättesaadavamaks. Eurostati andmetel kasutas 2012. aastal internetti 79% Eesti 16–74-aastastest elanikest. Noorte seas, vanuses 16–24 eluaastat, on IT-seadmete ja interneti kasutamine veelgi suurema osakaaluga. Statistikaameti andmetel kasutab noortest lausa 99% internetti, kusjuures nendest 98% teeb seda igapäevaselt ja 97% kasutab internetti liikvel olles mobiil- või nutitelefonis. Kuidas mõjutab selline laialdane nutiseadmete kasutamine meie tervist? Nutikaal on siis hästi halb termin sellele, kui on inimesel, ta on liiga kauaks üheks asendisse jäänud. Kui sa liiga kaua ühes asendis oled, siis sul lihtsalt tekib selline posturaalne väsimus lihaste poolt. Ja see ongi, aga see ei pea olema selles asendis, nagu nutikaal asend, see võib olla ka sirge seljaga asendis. Et näiteks kui sa üht asendist liiga kauaks jääd, siis tekib ka probleem, et näiteks sõdurid, kes peavad olema kogu aeg sellise rühiga. Et nendel ka hakkab siis väsimus tekkima nendes lihastes, sest nad ei saa liigutada. Et täpselt samamoodi võib väsimus tekkida siis, kui sa vaatad liiga kaua allapoole. Kui sa näiteks patsiendile või inimestele ütled, et kui sul on nutikaal, siis sellega kaasneb väga suur selline nocebo efekt. Ehk see põhimõtteliselt hirmutad inimese ära, et nad ei tohiks allapoole vaadata. Et kui me tekitame inimesele sellise arusaama, et allapoole vaatamine on halb, siis see kuidagi, siis ta hakkab piirama ennast veel rohkem ja me teame, et selline efekt tegelikult suurendab tema isegi valukogemust, sest me hakkame panema mingeid piiranguid tema kehale, mida teha võib ja ei või. Allapoole vaatamine on täiesti normaalne tegevus. Sina vaatad arvutis, inimesed koovad kogu aeg selles asendis, mängivad legodega, mängivad igasugu lauamänge selles asendis, musitseerivad, mis iganes me teeme, et me vaatame tegelikult allapoole täpselt iga natukese aja tagant, see on täiesti normaalne tegevus. See ei ole midagi, mida inimesed kartma peaksid. Et sinu kaela koormustaluvus on hästi spetsiifiline, mingis asendis on ta hästi hea, mingis asendis on ta kehvem. Näiteks, kui võtame minu näiteks, siis mina vaatan oma nutitelefoni väga tihti. Ma teen seda lühiajaliselt ja mu kael on väga treenitud selles asendis, mis tähendab seda, et ma võin seda pikkaajaliselt teha, ilma et mul tekiks mingeid probleeme. Et keha nende koormustega, näiteks selle allavaatamiskoormusega kohaneb ära. Keha ongi kohanemisvõimeline. Me näeme, et kui me avaldame optimaalselt koormust meie kehale, siis keha kohaneb selle koormustega. Ennetamiseks tehti trenni. Et näiteks, kuna ta on klassikaline ülekoormusvigastus, et on näidanud ka, et uuringud, et kui inimene on hästi treenitud, siis ta talub neid asendeid tegelikult väga hästi. Ja selline ülekoormusvigastus üldiselt ükstapuha, kus me kehas vaatame, siis circa poole võrra vähendavad see, kui inimene käib trennis põhimõtteliselt just jõutreeningus. Ja ongi just kaelale eraldi ka spetsiifilised harjutused, mis me saame teha. Näiteks jõusaalis võtta hantsid kätte või siis ka kuumilindiga saab siis teha küljele kätte viimist. Et kui sa siit oma käed küljele viid ja rahulikult alla lased, siis tegelikult sa pakkuda ääreliselt suurt koormust oma kaela alapealt lihastele. Kui sa teed seda nüüd üle päeva, siis su treenitus järjest kasvab ja siis su kaela alapealt lihased saavadki pikemaajaliselt koormused hoida, seda asendit hoida, need taluvad suuremad koormused läheb paremaks. Ja kui me võtame näiteks veel kaela spetsiifilise harjutuse, siis saab ka teha erinevaid selliseid nimetatakse pingutusi oma käega. Et lihtsalt panna näiteks käsi oma selja taha ja siis suruda oma kätt ettepoole, sinna suunas. Aga siis kui sa kaela lihastele, siis pidurdad seda tegevust. Sa pakud seda survet, sa surud päris tugevalt, niimoodi, et seal 5 sekundit tunne, et sul lihast isegi saavad ikka korraliku koormust, võib-olla isegi natuke väsivad ära, siis sa lased lahti. Annad puhkust, lihast saab uuesti taastuda, saab kui saada selle puhkepausi ette ja siis avaldad uuesti. Ja teed näiteks samamoodi 3x10 seeriat nagu klassikalised jõutreeningut ja me näeme ka, et inimesed, kes need harjutused hakkavad tegema, nendel läheb paremaks. Kummilindiga on võimalik teha veel igasuguseid harjutusi. Kui on olemas kaaslane, siis tehke seda julgelt koos. Oluline on jälgida, et selg oleks sirge ja õlad suunatud pigem tahapoole. Tõmbed tuleb sooritada aeglaselt. Sama harjutust on võimalik teha ka üksinda, näiteks siduda kummilint ukselingi külge. Nüüd näitame mõned harjutused maas. Oluline on jälgida, et käed oleks kõverdatud nii, et seespoolt moodustuks mõlemil käel 90-kraadine nurk. Pea kohale aseta sõrmed kolmnurka.
Hakka aeglaselt käsi tõstma peast kõrgemale, jälgi, et käte asend ei muutuks. Järgmine harjutus näeks välja selline. Asetad käed külgedele, pane sõrmed rusikasse, ent pöial suuna taeva poole ülesse. Hoia asendit ning tõsta käsi aeglaselt üles-alla. Sama harjutus saab teha ka ülespoole suunatud kätega. Kui me võrdleme näiteks neid nutikaala koormuseid, teate küll, et on pearaskus, see on nagu keegi ei kuule, võib-olla olete kuulnud, eks, et pea kummardab ette poole. Võrdleme näiteks selliste uuringutega, mis siis vaatab, kui palju koormuseid, maksimumkoormuseid üldse meie kael talub. Olete võib-olla näitnud, kuidas break-tantserid tantsivad oma kaela peal või kuidas on vist Guinessi rekord, üks inimene isegi auto paneb oma kaela peale ja tasakaalu hoiab selle autoga. Et tegelikult, kui me võrdleme neid nutikaala lihtsalt pea ettepoole alla koormuseid, siis see on ütleme sellises mahus, aga see, kui palju meie kael nagu tegelikult talub, on võt sellises mahus. Nii et kui me paneme need võrdleme, siis see tegelikult on köki-möki koormus allapoole vaatamine meie kaelale. Et see ei ole isegi märkimisväärne, et midagi suurt meie diskidele kahju teha. See on lihtsalt koormus on pikaajaline ja pigem see valu, mis me tunneme ka võib-olla sellest lihastest ja kõigest muust, mis seal ümber tuleb. Ja diskidele koormus tegelikult meeldib, et me näeme ka, et mida aktiivsem inimene on, mida rohkem ta koormab, siis seda mahlakamad ja elujõulisemad tema diskid on ka terve lülisamba piires. Et lihaspinge oma iseloomuliselt ka, et tavaliselt on selline müüt ka, et lihaspinge on selline lihase lühenemise mõõde. Kus on lihaspinges, see lihas on lühike, järelikult seda venitama, on võib-olla selline arusaam meil kõigil. Aga see on ka pigem puudujääk, et kui me vaatame neid uuringuid, võrdleme näiteks inimesi, kellel on lihaspinged kuskil piirkonnas, siis me näeme, et kui me võrdleme näiteks nende inimestega, kellel ei ole lihaspingeid, siis nende lihasvast ja pikkus on tegelikult täpselt samasugune, kui on ilma lihaspingeteta inimest. Ma ei saa öelda, et lihas oleks lühike. Lihas on lihtsalt pinges. Ja me näeme, et seda lihaspinget mõjutavad biopsühhosotsiaalsed tegurid. Bio poole pealt kõige tugevam korrelatsiooniga, miks tekivad need valud, on tegelikult see, et lihases on ainevahetuspuudus või verevarustushäire. Et kui me võrdleme näiteks pinges lihast, ilma pinges lihast, siis me näeme, et see hapniku tarbimine selle pinges lihas on oluliselt vähenenud. Mis tähendab seda, et su lihas lihtsalt annab sulle mõista, et kuule, sa oled liiga kaua sellest asendisse jäänud, et see valu sensatsioon ongi see, et võtta midagi ette, hakka ennast liigutama, et see ongi see mõte. Et see on see, aga me näeme, et näiteks ka sotsiaalne keskkond mõjutab seda. Näiteks inimene, kes ei armasta oma tööd teha või ülemus on karjunud tema peale, just tunneb ennast halvasti, ta hoiab ennast ka rohkem pingil. Võrreldes inimesega, kes armastab oma tööd, teeb oma tööd, täpselt seda sama tööd, mida teeb võib-olla see inimene, kes on rohkem stressis, aga on oluliselt vähem lihaspinge. Me peame mõtlema ka peale struktuuriga psühholoogilistele teguritele ja sotsiaalsetele teguritele. Keskkond mõjutab ka, et kas või öelda üldine näiteks tööohutuse koha pealt näiteks ruumi temperatuur või kliima või mis iganes, eks ju. Sul on külm õhk kuhugi peale, aga muidugi sul on lihas kohe ärritab ennast üles ja tunned seda lihaspinget. Et pigem kõik need asjad kokku annavad selle hea ravi tulemuse, selle hea efekti, et inimene tunneks, et see töökeskkonnas hästi.